Erakondade rahastamise järelevalve komisjon on kokku pandud poliitikute poolt ja suuresti poliitikutest. EKRE vastasseis komisjoniga on pikaaegne. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon, mis on täielikult võimu usurpeerinud, seaduseid ei täida, vaid tõlgendab ja on asunud siis väga süstemaatiliselt just nimelt opositsioonierakondasid seadust rikkudes minu hinnangul taga kiusama. EKRE esitas eelnõu, et anda erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide rahastamise kontrolli üle Riigikontrollile. Valitsus peab kõigile esitatud eelnõudele andma oma arvamuse ja kuigi tavakohaselt vastas valitsus täna, et arutagu poliitikute teemasid poliitikud ehk Riigikogu ise, siis valitsuserakondade juhid seda üleminekut ei toeta. See ei ole kõige tõhusam viis, kui panna ametnikele erakondade kontrollimise kohustus. Esiteks on see poliitiliselt keeruline ja teiseks kõige tõhusam kontroll on see, kui üks erakond kontrollib teise erakonda, uskuge mind. Ma ei mõista, et mõnele erakonnale see ERJK on ka pinnuks silmas ja sellepärast tahetakse kogu aeg neid alluvusi vahetada, et ehk mõned menetlused kaotsi läheks. Mina arvan, et isegi kui mingites küsimustes me selle komisjoniga pole tingimata erakondadega ühel arvamusel, aga neil on oma roll ja see on tähtis roll. Samal ajal ringleb samal teemal ka teine muudatuse mõte. Praegu tohivad erakondadele annetada vaid eraisikud, kuid õiguskantsleri arvates võiksid seda teha ka osaühingud ja mittetulundusühingud, sest siis kaoks hulk asjatuid vaidlusi. Nimel pole asi vaid rahade annetamises, vaid ka teenustes, toetusavaldustes. Ega siis need põhimõtted, et välisriikide raha mõju Eestis on keelatud, see, et kõik rahaallikad peavad olema avalikud ja kontrollitavad, et need põhimõtted jäävad ju kehtima. Ja nüüd, kui on ausalt teada, et üks mittetulundusühing näiteks on teinud kellegi kasuks kampaaniat, et siis loomulikult peab olema võimalik küsida ka, et kust selleks tuli raha. Samas, kui keegi tahab annetada, siis kõrvaltee leiab ta ikka. Ka erakondade rahastamise järelevalve kontrollikomisjon ega avalikkus ei saa kunagi teada, et kui palju tegelikult kulutati sotsiaalmeedia kampaaniaks või kampaaniaks Eesti ajakirjandusväljaannetes või tänavakampaanianiaks, vaid on lihtsalt üks arve, mis saadakse, mis tasutakse ja seal kõrval võib olla ka nii, et samale büroole näiteks mõni juriidiline isik maksab piltlikult öeldes 3 lendlehe eest 500 000. Ka selle plaani osas ei teki valitsuserakondades vaimustust. Ma arvan, et see sel juhul väga tugevasti läheb segamini lobi, huvikaitse ja nii-öelda maailmavaateline toetamine. Et ei ole Eestis keeruline luua MTÜ-d ka nii-öelda ettevõtetel, kellel on väga selge lobi huvi ja selle MTÜ kaudu erakondade või Eesti poliitikat tegelikult rahaliselt väga otseselt tugevasti mõjutada. Praegu käib just rahastamise teemal vaidluse 4 erakonna ja ühingu Salk vahel. Salk nõustas enne Riigikogu valimisi tasuta erakondi, aga järelevalvekomisjon leidis, et tegu on annetamisega teenuse kujul ja saadud teenuse tavaline hind tuleks erakondadel ära maksta ühingule. Ma ei välistaks seda, et õiguskantsleri mõte, mis on juba tegelikult aastaid vana, et äriühingud võiksid ka annetajate hulgas olla, on adekvaatne, aga ma ootaks enne näiteks selle sama vaidluse ERJK ja Salga kaasuses ära ja siis, kui me saame kohtulahendi, siis on ka millele uute regulatsioonide tegemisel põhineda. Nii jääbki erakondade rahastamise üle valvamine endiselt poliitikute endi kätesse ning annetajate ring kitsaks, vähemalt seni, kuni uut üksmeelt ei sünni.